Aitäh! Tõesti on väga-väga hea siin olla. Kes on minuga varem kokku puutunud ka, siis teab, et kui mulle see aeg rääkimiseks antakse, et siis ma selle täidan. Täna on tõesti hea meel olla selles osas siin, et rääkida millestki, mis on siis tõesti üks sihuke, ta on üsna kitsas nüüd valdkond ja ma näitan ka, kuidas see asetub meie tänase päeva teemadesse, aga miski, mille suunas me oleme nüüd tõesti hakanud tegelema ja uurime korra siis ühte mikrokosmost siis kogu sellest õpetamisoskuste juhendamise ja arendamise teemast. Mitte, et ma tahaks endast rääkida, aga võib-olla, et te saaksite ise lihtsalt paremini otsustada ka, et mida uskuda ja mida mitte. Kus need kõige paremad nupud on, kus ma saan sinna üles ka selle, mis mul siin on? Jaa, et kui ma eile veel peegeldasin kolleegidele, et mul on 20 minutit ja 30 slaidi, et siis me jõudsime kähku selleni, et see on akadeemiline karaoke. Et eks see laul on mul peas ka, aga mõned joonised ja mõned visuaalid aitaks natukene seda vestlust juhtida. Aga ma võin alustada sealt, kust ma tegelikult pooleli jäin ka, et slaid oleks pidanud vastama küsimusele, et kes ma olen. Et te saaksite natuke paremini otsustada selle üle, et mis osa minu jutust uskuda ja mida mitte. Et ma olen õppinud arstiks, lõpetasin 2017. Töötasin ja õppisin mõnda aega, täpsemalt 1,5 aastat sisehaiguste residentuuris ka, erinevates baasides, kuniks ma sain aru, et võib-olla minu tugevus seisneks rohkem selle süsteemi arstimises kui patsiendi arstimises. Ja see on see anekdoot, mida ma tavaliselt räägin. Ja tõesti see võimalus Ida-Tallinna Keskhaiglas anti ja 2019. aastast olengi nüüd siis oma põhirollis siis alguses projektijuhi nimetusega ja nüüd arendusspetsialistina ja teinud siis vahepeal üldarstitööd ka kõrvalt veel, aga täna siis tõesti pühendunud mittekliinilisele tööle. Ja hästi põnev teekond on olnud siis õppida uuesti ja Maastrichti ülikoolis magistriõppes siis meditsiinihariduse magistriprogrammis on olnud tõesti väga transformatiivne kogemus ja kuna ma eelmine nädal sain lõpuaktuse kutse ka, siis ma julgesin panna selle 2024 ka siia ja natuke tegelen oma ebausu minetamisega siis. See, millest ma räägin, ma ütlesin ka väga väike osa sellest, mida me võiks nimetada õpetamisoskuste arendamiseks ja väga väike osa sellest, mida me võiks nimetada sealt alt omakorda juhendajate koolitamiseks. Ja coaching on üks osa täitmaks mingit vajadust, mingit eesmärki ja mulle väga meeldib viidata nüüd tagasi kõnelejatele, kes tõid juba mitu korda välja seda, et sellele õpetamisoskuste arendamise või juhendajate koolitamise valdkonnas meil on tegelikult erinevaid vajadusi, erinevaid viise, kuidas me õpime. Kindlasti tuleb siia sisse ja mis juhib seda teemat ka, on just nimelt selline pragmaatilisus ja paindlikkus, võib-olla kaks sihukest märksõna. Et kui me täna räägime juhendajate koolitamisest, siis me enamasti kipume ikkagi rääkima millestki, mis on siis rohkem selline klassiruumi õpe või siis segatuna ja või siis veebipõhise õppega, et tegelikult neid viise on hästi palju erinevaid veel. Miks coaching? Ja tegelikult need mõtted on juba täna kõlanud ka, et kui me sirvime seda kirjandust, siis sellised märknad joonistavad välja, et see õpetamisoskuste arendamine, ehk siis sealhulgas juhendajate koolitamine peaks olema meie senisest tegevusest oluliselt individualiseeritum, selles mõttes põhinema selle õpetaja või koolitaja või juhendaja enda nii-öelda kontekstil ja eesmärkidel ja tema, see juhendaja või koolitaja peaks saama rohkem tagasisidet ja me peaks rohkem nagu toetama tema enda refleksiooni õpetajana. Ja just nimelt, nagu on paar korda kõlanud ka juba selliste kogukondade või võrgustike teket soodustama just nimelt siis selleks, et on märgatud, kui suur mõju on just siis toetamaks meie juhendajate, õpetajate ja koolitajate motivatsiooni ja vältima nende läbipõlemist selles ametis. Sest üllatus, väärtustatud see nii kõrgelt nagu näiteks kliiniline töö, kliiniline teadustöö, arendustöö ja juhtimine, õpetamine meditsiinis ei ole. Ja kui tihti see
on, et me oma juhendajate koolitusi näiteks selliste põhimõtete järgi teeme. Tegelikult see väga tihti nii täna ikkagi ei ole. Hästi lühidalt lihtsalt defineerida selleks, et me räägiks ühest asjast, coaching uks kui selliseks, mis on täna ka väga kiiresti, väga massiliselt sellist populaarsust omandamas, tohutult erinevaid mudeleid ja võtteid ja taktikaid, mida iganes. Suuresti põhineb ta sellisel 3 või 4 sammul. Et eelkõige siis tuvastatakse mingi probleem või mingi vajadus tekib, midagi areneda. Seatakse mingi konkreetne eesmärk alati, mille suunas töötatakse. Eriti tähtis on siinkohal ka see, et see eesmärk tuleks sellelt õpetajalt või juhendajalt või koolitajalt endalt. Leitakse sobivaim viis selle eesmärgi suunas töötada, näiteks oma coachiga, aga väga suur roll on seal loomulikult iseseisval tööl ja katsetamisel ja sellel omanditundel selle eesmärgi ja tegevuse üle ja hinnatakse selle eesmärgi saavutamist. Jällegi, mudeleid on palju, kõik nad tegelikult taanduvad suuresti nendele 3 või siis 4 sammule. Kas see midagi uut? Ei ole. Et nüüd ka need uuringud ja näited on rohkem siis nagu arstiõppe ja residentuuri juhendajate kontekstis, aga annab meil natukene võib-olla aimu lihtsalt, et mis maailmas toimub. Väga kihvt ülevaade ilmus mõned aastad tagasi, kus siis vaadati selle levikut USA siis nagu medical schoolides või arstiteaduskondades, kus siis kogunisti ja siis nende koolide veebilehtede põhjal 27% arstiteaduskondadest pakkus sellist teenust nagu coachingut õpetamisoskuste arendamiseks, et me võime ainult aimata, et need on tegelikult pigem rohkem, kes ei kajasta võib-olla sellisel moel, et see uurijate sõelale jääks, tegelikult justkui üsna levinud. Lisades konteksti, kus ka näiteks mina töötan mitteülikooli haiglates siis, ja täpselt tegelikult samalt perioodilt tehtud uuring ütleb, et hinnanguliselt, seal oli väga spetsiifiline valim, aga hinnanguliselt 45% või öeldakse, et vähem kui pooled haiglatest pakuvad üldse mingisugust võimalust, pidevat võimalust õpetamisoskuste arendamiseks, et selliseid sutsakaid koolitusi tehakse ikka, aga mitte ülikooli haiglates on üleüldse see kättesaadavus ja harjumus, kõik see hoopis teine ja see juhib ka natukene meie mõtet siin. Ja olukorrast riigis me ei tea, et me pusime igaüks oma nurgakese juures ja siin on kindlasti jällegi ebaühtlust, millele Kabar näiteks viitas, mida me nägime ka, mis oli ka märksõna tõesti selle residentuuri uuringu juures, et meil tegelikult ju Eestis puudub selline harjumus neid konverentse korraldada ja nendest teemadest vestelda, et need ei ole regulaarsed, meil ei ole oma meditsiinihariduse ajakirja, selts on tekkimas võib-olla, aga tegelikult sellist tervikpilti ei ole ja variatsioon on ilmselt siin ka erialade, keskuste, kliinikute, haiglate vahel, ma arvan, see märksõna. Kuidas see on natukene siis arenenud ja mis me selle kohta teame, juhatab sisse siis sellesse, millest me praegu haiglas hakkame lähtuma, kui me ka seda teenust, seda võimalust tahame disainida. Võiks olema 2006 aastast alates, on seda järjepidevalt kirjanduses esile tõstetud, lisaks siis sellele üleskutsele, nagu ma alguses tõin, et coaching võiks siis väga hästi sellele üleskutsele vastata. Aga, et siis, veel ei ole aga tuleb järgmise klikiga, on jah, et hea idee, et ühes uuringus ka siis 72% perearstidest, kellele seda programmi ja selliseid põhimõtteid tutvustati ja nad selles piloodis osalesid ka teatud määral, et ligi 3/4 siis leiab, et see on väga hea võimalus nende õpetamisoskuste arendamiseks, aga et siis võime öelda jälle, vähem kui pooled on valmis selles osa võtma, et sellel valmisolekul on mitmeid siis selliseid võimalikke takistusi, et ikkagi see tunne, et kolleeg näiteks või ka ekspert siis tuleb sind jälgima, sind hindama, see, et kuhu ja kelleni selline hinnang võib jõuda ja see, et see hinnang võib olla ka siis justkui nagu ikkagi negatiivne või lausa hävitav, et
sa ei oska midagi, sa pead tegema seda ja seda, et saada paremaks koolitajateks ja neid takistusi on mitmeid, ajaline ressurss samamoodi, et leida aeg selleks, et see paindlikkus ja ressurss on alati nagu ühe mündi nagu kaks poolt, et ühtepidi on tore, et on hästi paindlik, aga kuhu ma ta siis mahutan? Et võib-olla sellele ühele koolituspäevale minna on ikkagi lõpuks nagu teostatavam kui see näiline paindlikkus. Ja me näeme seda, et me võiksime sellise programmi käima panna küll, aga kas me vastame siis tegelikult sellele üleskutsele sellega? Ja ma arvan, et siin üks selline märksõna ongi hinnata seda valmisolekut, seda selles kontekstis, vähemalt meie haigla kontekstis ka näiteks innovatsiooni ikkagi kasutusele võtta. Ja sealt lähtub ka üks väikene uuring, mis juhtumisi oli ka siis minu magistriprogrammi osa, kus me siis ka Ida-Tallinna Keskhaiglas seda valmisolekut, coachingut kasutusele võtta hindasimegi. Ja uurimisküsimused, mis me juhtisid, olidki, et kuivõrd valmis need tiimid on ja miks peaks, et mis on see motivatsioon siis või miks ka ei peaks, mis takistaks endale selle õpetamisoskuste coachi võtmist. Ja me lähetusime seal selliselt nagu meeskonnapõhiselt, tiimipõhiselt jällegi, et enamasti see õpe, olgu siis juhendamine töökohal või koolitus või ka selle õppetöö arendamine on tegelikult meeskonnatöö. Ja me lähtusime ka selles uuringus siis meeskonnapõhiselt, ehk et meil osalesid õpetamistiimid, et siis kaks tiimi, keda võiks siis klassifitseerida juhendajateks töökohal, 2 simulatsioonõppe tiimi erinevatest programmidest. Ja võin öelda nii palju, et seal oli arste, ämmaemandaid, õdesid, radioloogiatehnikuid, aga ma rohkem ei saagi väga öelda, sest et siis seaks ohtu ka osalejate anonüümsuse. Ja meil oli 2-osaline andmekogumine, kus siis kõige pealt sellel kohtumisel sellest tiimist siis osaleja täitis individuaalse küsimustiku ja jätkasime siis fookusgrupiga selles tiimis. Ja mis me leidsime? Et selline üldine motivatsioon ja huvi, suur osa valmisolekust, on tegelikult nendes tiimides, nende osalejate seas väga hea, et sellised, ütleme siis, indifferentsed või undecided on siis väike osa meie osalejatest. Kuigi, kui vaadata nüüd selle ühe kõige levinuma sellise võimaliku nagu takistaja lõikes, kas me leiaks aega, et arutada meie oskusi coachiga, et seal nende kõhklejate osakaal tegelikult on oluliselt suurem ja isegi nendes tiimides, kelle selle valimi põhjal me võime tegelikult öelda, et need on pigem selline varased kaasa tulevad või innovaatorid suure tõenäosusega, et see aja leidmine on ikkagi üks potentsiaalne suur takistus. Ja kui me räägime sellist kolleegi coachingust nii-öelda, et see coach, siis, kes minuga või minu tiimiga tegeleks, ei ole tingimata elukutseline hariduscoach, vaid võib-olla kolleeg naaberosakonnast, et samamoodi, et kõhklejate või tuleb juba sekka mittenõustujad on miski, mis peegeldab meie valmisolekut ka just nimelt sellist kolleegi coachingut hakata pakkuma ja sellist harjumust kujundama. Et see kindlasti ärgitab natukene meid just selle disaini juures valikuid tegema. Aga selle kõige rikkama nii-öelda info ja detailsuse annab kindlasti see, kui vestelda. Ja mis me võime ka vastuseks nendele küsimustele öelda, et me oleme valmis ka meie haiglas kasutama coachingut õpetamisoskuste arendamise meetodina, kui teatud tingimused on täidetud. Et kui see programm, võime ka nimetada siis coaching kui juhendajate koolitus või kui õppeprogramm on ju, et kui sobitub haigla kontekstiga, mida siin siis osalejad mõtlesid seda, et võib-olla ka kust pärineb näiteks esimene tsitaat, et meil on eeltööd teha, et meie töötajad täna, et nende varasem kokkupuude juhendajate koolitusega on hästi jällegi ebaühtlane, et on osakondi, on erialasid, kus see on peaaegu kõiki hõlmav, on vastupidiseid näiteid, et seal jällegi see töötajate valmisolek sõltub sellest, kas
kas mingi varasem puude nagu õpetamisoskuste arendamisega ja selle teemal vestlemisega on olemas. Kui ei ole, siis coaching ei pruugi olla kõige parem meetod, millest alustada. Et ette oleks vaja mingit baasi või teooriat. Teine märksõna on kindlasti pragmaatilisus, mille kohta käivad need kaks järgmist tsitaati. Et võid rääkida palju tahad, aga kasu on siis, kui sa saad seda hiljem kuidagi kasutada. Ja see miski, mis räägib väga just siis coachingu kasuks, olles äärmiselt individualiseeritud oma iseloomus ja miski, mida võib-olla selline klassiruumi tüüpi juhendajate koolitus, mis võib väga heaks baasiks. Tegelikult seda pragmaatilisuse nagu sellist eeldust, mida me osalejad välja tõid, seda täidab see harvem. Kui teatud sellised eeltingimused on täidetud, et mis puudutavad just pigem siis seda coachi kui sellist, et siin tuli, kui me lähtusime seda uuringut planeerides rohkem sellist kolleegi coachingu või siis selle peer coachingu nagu perspektiivist, et siis siit tuli välja ikkagi see sihtgrupi ootus ka sellise eksperdi coachingu suhtes, et nagu oli ka küsitlustulemustest näha. Ja seal selline nagu rollikonflikti adresseerimine, et see kolleeg, kes meid coachima tuleb, et kuidas ta lahutab need kaks rolli, olles võib-olla meie sõber, meie kliiniline kolleeg ja nüüd tulles siis meid nagu niimoodi ikkagi nagu juhendama või õpetama omakorra, et võib-olla kui seda harjumust pole ka seni olnud, siis see esimese hooga võib väga kergesti tunduda selline potentsiaalne nagu konflikti koht, võib-olla. Ja me oleme valmis coachinguks, kui teatud riskid on maandatud, et ongi just nimelt, et me peaks seda programmi siis koostades ka juba adresseerima seda ka varasemalt kirjanduse poolt väga hästi välja toodud hirmu saada hinnatud, et siis ka coach'e ette valmistades, kogu seda programmi disainides ja selle juurde käiv kommunikatsioon, kõik peab väga hästi näitama selle protsessi pragmaatilisust ja turvalisust ja lõpuks need coach'id peavad ka neid põhimõtteid järgima, et see oleks turvaline eesmärgipärane protsess. Jällegi üks näide selle kohta, kuidas see väline coach ja expert coach nii-öelda võib-olla osad need riskid maandaks ja ajast ei saa on ju kuskil üle. Ma peaaegu vist iga eelnev ettekandja ka mingi nurga alt sellele vihjas. Ja need lõputsitaat on fookusgrupist kõige paremini illustreeriv sellele, et me võime teha igast imelisi asju, kui meil oleks aega ja siis helises valvetelefon. Aga mis me siis pihta hakkame, et üks võimalik viis on proovida ja seda täpselt me kavatseme teha ka. Et lähenedes natuke sellisest disainmõtlemise põhimõtetest ka varakult piloteerida, et see teenuse disain kui selline on suures osas valmis, natuke tehnilisi takistusi sellele on, kui me tahame sellele läheneda tõesti nagu selliselt tänapäevaselt niimoodi, et see teenuse, see protsess ja kõik selle ümber käiv ei elaks ainult võib-olla haigla intranetis ja kellegi mailboxis, vaid võtta seda tõesti nagu mugavat teenust. See natukene ikkagi nüüd nõuab ressursse ja venitab natukene meid, aga saame ka sellest üle. Mis siis lähtus otseselt sellest uuringust on see, et me kaasame ka varakult või kohe ikkagi tegelikult sellised expert coach'id, et mitte ainult ei tugine sellele kolleegi coachingu mudelile, hindame varakult ja tegelikult järgmine aasta võiks olla see juba laiemalt kättesaadav pärast jällegi sellist piloteerimise perioodi nagu paljude teiste meie arendustegevuste puhul me lähtume sellistest varase piloteerimise ja disainmõtlemise põhimõtetest, et aru saada, kas see innovatsioon ka selles meie kontekstis mõistlik, vajalik ja jätkusuutlik on. Ja see on minu poolt kõik. Veel kord suur aitäh, et mulle anti võimalus siin rääkida ja ma annan teatepulga üle järgmisele kolleegile.